Iraan läks merel endast välja, kui sattus rünnaku keskmesse, mis süütas ja uputas India laeva Hadi Ali Omaani lähedal. Kui Pärsia lahe kriis reedel 15. mail 2026 hoogu kogus. Laev oli kaubateel ja pardal oli 14 meeskonnaliiget. Kui see tabamuse sai, süttis see põlema ja vajus lõpuks põhja piirkonnas, mis on eluliselt tähtis nafta, kaubanduse ja mitme riigi julgeoleku jaoks. Keegi ei hukkunud, sest Omaani rannavalve suutis kõik meeskonnaliikmed päästa, kuid poliitiline kahju oli tohutu. Teheran püüdis muuta hirmurelvaks, sihides tsiviillaevade teekonda just siis, kui Donald Trump avaldab survet, et hoida mereteed avatuna ja paljastada väljapressimine. See, mis varem oli ähvardus sõnades, muutus nüüd konkreetseks tegevuseks merel. Üks hiiglaslik laev uputati, teine hõivati Araabia Ühendemiraatide lähedal ning režiim püüab näidata jõudu, samal ajal kui ilmneb meeleheide, isolatsioon ja kontrolli kaotus. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil, mils on alvese. Iraan vallandas ohtliku kriisi mere peal. Pärast seda, kui India laev Hadi Ali rünnati Omaani lähedal, süttis see põlema ja uppus, kui ta oli teel Somaaliast Sharjasse Araabia Ühendemiraatides. Juhtum on juba veel üks märk sellest, et Teheran on läinud üle avalikule provokatsioonile. See polnud sõjalaev, see polnud sõjaväebaas, see polnud alus, mis ründas Iraani territooriumi. See oli India meeskonnaga tsiviillaev, mida tabati piirkonnas, kus režiim püüab muuta läbipääsu. India nimetas seda juhtumit vastuvõetamatuks ja see detail on oluline, sest New Delhi ei kipu merenduskriiside puhul tühja avaldusi tegema. Ali ei olnud Iraani vastu sõjalisel missioonil, ta oli kaubanduslikul transiidil. Ja just siin muutub juhtum tõsisemaks. Kui tsiviillaevast saab sihtmärk vaidluses, kuhu on kaasatud Teheran, Washington, Iisrael ja lahemarsruutide kontroll, on sõnum kõigile laevaomanikele lihtne. Piirkonnast läbisõitmine, see on muutunud kallimaks, riskantsemaks ja ebastabiilsemaks. Pinged kasvasid, sest peaaegu samal ajal hõivati teine laev Fujairah'i lähedal Araabia Ühendemiraatides. Laev oli ankrus umbes 38 meremiili kaugusel sadamast, kui volitamata isikud tulid pardale ja alus hakkas liikuma Iraani vete suunas. Mereallikad tuvastasid laeva kui Hondurase lipu all sõitva Rui Chuani. See tähendab, et mõne tunni jooksul nägi piirkond üht laeva rünnatud ja uputatud Omaani lähedal ning teist hõivatud Emiraatide ranniku lähedal. See muster ei tundu olevat üksikjuhtum, vaid pigem kalkuleeritud järjestus, et testida, kui kaugele lääs laseb end survestada. Iraani režiim püüab seda käitumist müüa kui suveräänsuse kaitset, kuid tegelikkus näitab muud. Teheran kasutab merd hirmutamise lavana. Iraani võimud on korduvalt väitnud, et Omaani väin kuulub Iraanile ja Ameerika Ühendriikidega seotud laevad võivad olla kinnipidamise sihtmärgiks. Kui poliitiline ähvardus mõjutab veotariife ja tsiviilmeeskondade riski, ei ole see enam sisemine hooplemine, vaid muutub rahvusvaheliseks kriisiks. Valge Maja käsitleb seda marsruuti juba keskse küsimusena. Donald Trump kohtumisel Xi Jinpingiga Pekingis tõstatas Hormuzi väina avatuse strateegilise teemana. Kui Hiina tahab, et nafta voolaks, kui India tahab oma laevu kaitsta, kui araablased tahavad energiat eksportida ja kui lääs tahab vältida hindade plahvatuslikku tõusu, siis ei tohi keegi lubada Iraanil käituda nagu elutähtsa merekitsa omanik. Just Seal surub Donald Trump Teherani ebamugavasse olukorda. Iraan püüab näidata jõudu laevu uputades ja hõivates, kuid tegelikult paljastab see, et neil on vaja merel hirmu külvata, et kompenseerida sõjalise jõu kaotust. Maal, õhus ja oma territooriumil. Ameerika Ühendriikide kongressis. Admiral Brad Cooper, Ameerika Ühendriikide keskväe juhatuse juht, kinnitas seda olukorda, öeldes, et Iraani sõjaline võimekus on pärast operatsiooni Epic Fury dramaatiliselt vähenenud. Tema sõnul on Iraani kaitsetööstuse baas droonide, rakettide ja mereväe jaoks 90% ulatuses hävitatud ning Iraani mereväel võib kuluda 5–10 aastat, et hakata end uuesti üles ehitama. See ütlus aitab hetke olukorda selgitada. Režiim, mille sõjaline struktuur on kannatada saanud, püüab oma nõrkust kompenseerida šokitaktikate, kaudsete rünnakute ja ähvardustega kaubateede vastu.
see on žest neilt, kes tahavad merel hiiglastena paista, kuid üritavad varjata pommitamiste ja võimekuse kaotuse jäetud auku. Järgmine samm on Washingtoni, tema liitlaste ja nende riikide kätes, kes sõltuvad sellest marsruudist. Vastus võib tulla laevade eskorteerimise, õhujärelevalve, diplomaatilise surve ja uute sanktsioonide kaudu ja kui toimub veel üks eskalatsioon, siis otsese rünnakuna droonide või rakettide väljalaskmiseks kasutatud punktide vastu. Pärast seda rünnakut ilmusid Ameerika Ühendriikide luurelennukid Pärsia lahe taevasse, Araabia Ühendemiraatide ranniku lähedale ja Iraaniga pingepiirkonna suunas. RC-135 Rivet Joint lennukite kohalolek näitas, et Washington alustas signaalide, side ja võimalike väljalaskepunktide kaardistamist, mis on seotud rünnakuga laeva vastu. Tegelikult pärast seda, kui üks tsiviillaev sattus merepõhja ja teine viidi Iraani vetesse, Ameerika Ühendriigid hakkasid seda juhtumit käsitlema kui tõelist sõjalist hoiatust, püüdes mõista, kes rünnakut koordineeris, kust oht tuli ja milline võib olla Teherani järgmine samm. Iisrael jälgib samuti olukorda valvsalt, sest iga Iraani samm merel on seotud suurema sõjaga Lähis-Idas. Kui Teheran jätkab provotseerimist, annab see võimaluse vastuseks. Asjalugu näitab, et Iraan on varemgi sellist survet kasutanud. 2019. aastal hõivas revolutsiooni kaardivägi Briti naftatankeri Stena Impero Hormuzi väinas ning alus jäi meeskonna kontrolli alt välja. Tol ajal tõstis juhtum pinget Suurbritanniaga, pälvis Trumpi tähelepanu ja mõjutas nafta hinda. 2021 aastal rünnati iisraelaste hallatava ettevõttega seotud naftatankerit Mercer Street Omaani lähedal ning hukkus 2 meeskonnaliiget, üks Briti ja üks Rumeenia kodanik. Need juhtumid näitavad, et Rajali juhtum lisandub sellesse ahelasse veelgi tõsisema hoiatusega, sest tsiviillaeva uputamine, isegi kui inimohvreid pole, seab tavainimeste elud jõumängu keskmesse režiimi, ülemaailmse kaubanduse ja sõjalise jõu vahel. Teised riigid on juba aru saanud, et kaubalaeva vastu suunatud rünnakut ei saa käsitleda kohaliku probleemina. Punases meres ründasid Jeemeni Houthid laevu ja sundisid Ameerika Ühendriike ning Suurbritanniat vastama sõjaliste sihtmärkide pommitamisega. Erinevus seisneb nüüd selles, et fookus pöördub tagasi Iraani peale, piirkondlikule suurvõimule, kes püüab kontrollida narratiivi ja hirmutada neid, kes ületavad lahte. Riigid ei aruta ainult diplomaatiat, vaid ka energiat, toitu, veohindu, inflatsiooni ja meeskondade turvalisust. Seetõttu ei piirdu Rajali uputamine ainult Omaaniga. See tekitab pinget nii New Delhis, Washingtonis, Tel Avivis, Pekingis, Londonis kui ka igas pealinnas, mis sõltub vabalt liikuvatest laevadest. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.